lapse valu. Tulevihm ja uera, meie lapse valu. See on Anton, igati ontlik ja tore kurebeebi. Kurb lugu sai alguse, kui Antoni emme ta üks päev pesakesest minema kupatas. Kurevanemad ilmselt ei jaksanud 4 pojukest ära toita ja Antonile näidatigi just. Karm, aga just nii need asjad looduses käivad. Kurebeebi maandus pesa alla ja jäi oma armetut lõppu ootama. Linnupoegi viskavad kured välja üsna sagedasti. Sel juhul inimesel seda õigust koju võtta ei ole ja seda ei oleks pidanud tegema. Oleks pidanud teatama. Et antud linnu puhul, kuna inimene võttis ta koju ja kasvatas teda valesti, siis need vigastused, mis tal täna on tegelikult tingitud kõik sellest, et inimese teadmised olid puudulikud. Kuigi metsloomi on keelatud loodusest eraldada, siis suure südamega vene vanaproua seda ei teadnud ja võttis kurepoja kaasa. Kodused tingimused olid vahvad. Üks tuba suurest korterist oli eraldatud linnule, see oli kaetud musta kilega ja kus olid ka mõningad padjakesed, mille peal lind magada sai. Lindu peeti kui lemmiklooma ja metslooma puhul selline tegevus on küll nüüd karuteene talle. Kurepoja vajadustest ei teadnud vanaproua loomulikult midagi. Taltsalt kannul käivat Antonit küll poputati ja nunnutati, aga ninaesine polnud suurem asi. Linnupojale pakuti lisaks lihaollusele ka kurki ja kapsast. Õhtul perenaises üles telekat vaadates nositi aga üheskoos küpsiseid. Ühel päeval lind enam püsti ei tõusnud, ilmselt ta oli kas komistanud või kukkunud ja selle tõttu murdnud oma sääreluu. Kõik probleemid hakkavad ikkagi valest toidust, et kuna Antonile pakuti lisaks lihale ka igasuguseid juurikaid, kurki, kapsast, salatit, siis selle tõttu tal tekkis tugev kaltsiumi puudus. Kaltsiumi omastamine kõikidel lindudel loomadel käib läbi D-vitamiini, mida saadakse päikesevalguse toimel. Organismi see toodab. Kui see jääb ära, siis ei ole ka kaltsiumi omastamist. Korteris oli nagu päiksega kitsas käes. Korteris paraku päikest pole kuskilt võtta. Tallinnas ja Harjumaal toimetab viga saanud metsaelukatega Kadri Võrel Eestimaa Loomakaitseliidust. Liidu inimesed saavad kõnesi vaata, et sama palju kui Päästeamet ja enamus neist on seotud just vigastatud lindudega. Ka Anton jõudis lõpuks Kadri juurde. Antoni perenaine oli väga õnnetu, kui ma talle järele läksin. Tema suur hirm oli see, et Anton söödetakse kellelegi sisse ja temast ei saa mitte midagi. Üritasin siis nutvat perenaist lohutada ja öelda, et teeme kõik, et Antoniga ikkagi asjad hästi läheksid. Sai aru ka, et ta midagi valesti teinud? Ma arvan, et mitte. Murdunud koivaga linnupoeg viidi kiiresti arstile. Röntgen näitab sääreluu murdu, võrdlemisi sääreluu keskosas, nii et selles suhtes paigaldamise mõttes isegi võib seda nimetada nagu heaks murruks, et mõlemad fraktsioonid on piisavalt pikalt, et me saaksime sinna kinnituskohtasid, et kui me näiteks ikkagi teeme lahtise lõikuse ja paigaldame ta plaadi ja kruvidega, siis on seal mõlemas pooles piisavalt kinnituskohti. No teeb seda palju haiget. Murd teeb alati palju haiget, et seda meil ei ole mingit alust arvata, et teised loomad ja linnud valu ei tunne nii nagu meie, eks ole, tunnevad täpselt samamoodi ja seetõttu peame me kogu seda operatsiooni tegema narkoosis ehk üldanesteesias ja mis on ka tegelikult kogu selle protseduuri kõige suurem riskifaktor ehk et kuidas see linnukene nüüd elab üle selle üldnarkoosi. Antoni jalaoperatsioon tehakse ära pool muidu. Röntgeni kasutamise ja operatsiooni eest Valdeco raha ei küsi, küll aga tuleb kliinikule tasuda rohtude ja materjalide eest, mis Antoni luude lappimiseks kuluvad. Nüüd tuleb aga kübar jälle ringi käima lasta. Loomakaitsjatel ju raha napib. Annetusi oodatakse Loomakaitseliidu Swedbanki kontole 221 052 074 915. Selgitusse palutakse lisada Anton. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis see paranemine on väga hea. Ehk et kui ta tuleb narkoosist välja, meil ei teki mingit põletikku sinna ja ega mingit materjalide äratõukereaktsiooni, siis tegelikult see luu noorel linnul kasvab kiiresti. See peaks olema mõne nädalaga praktiliselt paigas ja hiljem võib-olla õnnestub ka sealt selline plaadid ja kruvid välja võtta. Samas jälle mingi tühja linnu pärast, kas on üldse mõtet vaeva näha, sureb, siis sureb.
On ikka mõtet vaeva näha, sest et ega me ju kõik tahame anda loodusele oma panuse tagasi ka, eks ole, nii palju, kui me looduselt saanud oleme, nii et meie jaoks on see töö ainult puhas rõõm ja vaheldus. Pärast jalaoperatsiooni jõuab Anton Raplamaale imeloomade seltsi. Sibelle Lee on oma elamisest teinud loomade taastuskeskuse. Vastu võetakse kõik elukad ja Sibellel on kurgedega toimetamise kogemus täitsa olemas. Pea kõik linnud on terveks saanud ja juba looduses tagasi. Ei läinud nad rändega kaasa ja talvel nad meie kliimas hakkama ei saa, et siis toodi nemad siia meile siis talvituma. Me tegime neile Egiptust ühesõnaga. Elasid siseruumis, kus oli küte ka ja juba hästi elasid oma talve ära. Ja kevadel nüüd said siis kõik välja, aga üks on täiesti sünnipärase veaga, et temal on nagu tiivad õlgadest kinni, ta ei saa tiibu lahti teha. Teine lendab, aga meeter-poolteist kõrgele rohkem ei lähe. Et miks tema ei lähe, kas ta nüüd ei lähe solidaarsusest teisega, sest nad on ka suhteliselt head sõbrad. Tule ja võta ära meie lapse valu. Tule kuu ja vaata ära meie lapse valu. Anton ei tea aga raha korjamisest ega sellest, et ta eluke vaid annetustest sõltub suurt midagi. Praegu on ta abitu ja tunneb vaid suurt valu. Just täpselt nii läheb, kui inimene sekkub looduse tegemistesse ja keeravad linnud tuksi. Paljud kindlasti arvavad, et targem oleks see lind maha lüüa, et milleks jantida, aga tapmine on nii lihtne, ja tal on nii palju lootust ja nii head šansid, et alati tasub proovida. On ju, Anton? Mis sa räägid? No kiru valitsust. Ja. Inimestega harjunud kurepoeg kurdab oma muret. Sätib ennast sülle nagu väike laps ja kukub lobisema. Kahjuks ei saa me sellest jutumulinast aga sõnakestki aru. Äkki oskab papagoi Robi tõlkida, mida Anton meile öelda tahab. Minu pojas